mul on teooria Candace Owensi kohta ja kuulake mind ära, sest äkitselt on ta hakanud ründama Nick Shirley't. Teate küll seda meest, kes on saanud palju tähelepanu kogu selle paljastustöö eest, mida ta teeb. Ja me teame, et ta on Erika Kirki kallal olnud. Ja lisaks sellele, et ta on laisk ja manipuleeriv ning tõenäoliselt praeguseks ka nartsissist, kui mitte ametlikult diagnoositud, siis vähemalt minu poolt diagnoositud. Aga siin toimub veel midagi, mis minu arvates seob selle kõik kokku. Palun olge minuga kannatlikud, sest ma arvan, et selle video lõpuks saab kõik selgeks. Ta ütleb põhimõtteliselt, et see on võlts. Ta ütleb, et see on võlts. Ja ma mõtlen, et võib-olla kui need taskuhäälingu tegijad tegelikult lahkuksid oma stuudiotest, ilma solvumata pätt, nad lahkuksid oma stuudiotest ja läheksid ning teeksid päriselt ajakirjandust. Siis nad näeksid, et mõnikord lihtsalt asjad juhtuvadki. See viimane osa ajas mind tõesti naerma, sest see on lihtsalt nii naljakas ja siis kogu see jutt, et miks sa ei proovi päris ajakirjandust teha ja lahkuda oma keldrist, kus sa taskuhäälingut teed. Ja ma ei suuda sulle kirjeldada, kui väga mind häirib, et sa teeskled, nagu ma tuleksin mingist privilegeeritud positsioonist, kui tegelikult on asi hoopis vastupidi. Tegelikult olen ma enne taskuhäälingu tegemist oma keldris, enne abiellumist ja enne laste saamist Nick Shirley juba palju elus kogenud. Sa üritad meile öelda, et oled lihtsalt 23-aastane noormees, kes tungis 48 tunniga faveelasse. Mul pole vaja pealispinnast sügavamale vaadata. Ma olen neid asju ise kogenud. Ma olen neid olukordi ise läbi elanud. Ja sa oleksid ilmselgelt silma paistnud Nick kui valge poisina, kes jalutab kaameraga läbi favela. Ta on neid olukordi ise läbi elanud. Kas ta räägib jõukudest, kas ta oli jõukudega seotud, kas talle tehti haiget. Kõik, tundke neid kaasa, sest Candace Owens saab alles nüüd istuda oma $1,000,000 või kümnete miljonite dollarite väärtuses keldris. Ma tegelikult ei tea, kui palju see väärt on. Aga enne seda teadis ta tõesti, mis tunne on olla vastamisi favelladega. Issand küll. Täpselt vastupidi sellele, mida teab igaüks, kes on neis piirkondades elanud ja liikunud. Sa tead, et sa lihtsalt ei tee seda. See on lihtsalt elementaarne ellujäämisreegel. Sa ei tee seda. Mul on perekonna kokkutulekud, kuhu Nick Shirley ei suudaks sisse imbuda ega ellu jääda. See on lihtsalt reaalsus. Nii et kogu see kõva kuti jutt, kuna nad ei lahku oma keldrist, kõlab nagu oleksid sa väga kaitstud keskkonnas üles kasvanud. Sa kõlad nagu kaitstud inimene, kui arvad, et see, et ma täna taskuhäälingut teen, ei tähenda, et ma pole varem palju rohkem läbi elanud. Ütlen vaid seda, et see Candy Wendy kõlab veidi ärritunult, et talle öeldakse otse välja, et ta ongi see tobu, kes ta on. Aga mis veelgi olulisem, see julguse puudumine, mida ta tegelikult näitab, sest talle meeldib oma keldris istuda ja inimesi avalikult ette võtta ning kõigi vastu õel olla. Ka Nick Shelley vastu, ka Erika Cooki vastu, tegelikult kõigi vastu. Aga ta peab kõigile tõestama, et tal on perekonna kokkutulekud. Perekonna kokkutulekud, mis tal võivad olla inimesed me ei saaks läbi. Võib-olla peaksime maksma talle turvateenuse eest, et ta saaks nendel perekonna kokkutulekutel käia. See on nii hea mõte. Kuulge, te peaksite minema ja maksma, et Candace Owens saaks endale lubada turvamehi oma perekonna kokkutulekutele, sest need on lihtsalt nii uskumatult ohtlikud. Aga taaskord, ma mõtlen, Candy Wendy tõestab meile, et ta on lihtsalt täiesti kohutav ajakirjanik, sest ta ei tea isegi kõige elementaarsemaid asju Nick Shelley kohta, mida oleks nii lihtne välja selgitada, kui natukenegi uurida. Muide, tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu ja andke sellele nupule hoogu juurde. Ja nüüd kiire sõnum meie sponsorilt. Me peame rääkima Medicare'ist, sest kui teil on Medicare, mõelge sellele, kuidas te oma plaani valisite. Kas keegi võrdles kõiki võimalusi ja aitas teil leida teie arstide, ravimite ja vajadustega kõige paremini sobiva variandi? Või anti teile lihtsalt mõned plaanid ja öeldi, et valige? Enamiku inimeste jaoks on kahjuks tegemist teise variandiga. Ja sellepärast tahan ma teile rääkida Chapterist, sest Chapter on teistsugune. Nad on sõltumatud ning ainsad Medicare'i nõustajad, kes võrdlevad kõiki üle riigi saada olevaid plaane, mitte ainult neid, mis neile endile kõige rohkem kasu toovad. Nad vaatavad üle sinu arstid, retseptiravimid ja prioriteedid ning leiavad sulle plaani, mis sulle tegelikult sobib. Nende nõustajad saavad palka, nii et nad tõesti ei suru peale kindlaid plaane, nad on seal selleks, et aidata sul teha õige valik. Kui sul on juba õige plaan, siis nad ütlevad seda sulle. Ja kui mitte, siis aitavad nad sul plaani vahetada. Eelmisel aastal säästi Chapteri kaudu plaani vahetanud seniorid keskmiselt üle $1000. Kõne on tasuta, võtab aega umbes 20 minutit ja võib säästa sinule või sinu lähedastele palju raha ning hoida ära stressi. Ja just see ongi meie eesmärk. Kui sul on vanem, vanavanem või keegi lähedane, kes kasutab Medicare'i, tasub seda kindlasti uurida. Helista Chapterile numbril 610 680 3337. See on 6106 80 337. Hakkame nüüd raha säästma. Samuti peaksime oma raha suunama sinna, kuhu see tegelikult kuulub, mitte inimestele nagu Candace. Nüüd peame endad küsima, miks Candace on viimasel ajal nii kinnisideeks võtnud Nick Shelley?
Keda see huvitab? Las kutt teeb oma paljastused. Ja mis veelgi olulisem, ta saab nii palju avalikku tähelepanu. Miks sa lihtsalt ei toeta teda ja ei saa avalikkuselt mingit positiivset tagasisidet? Põhjus on järgmine. See ongi see, et Candice on lihtsalt täielik kadeduse hull ja ta ei suuda taluda, et noor 23-aastane saab temast rohkem tähelepanu. Sest kui sa endad küsiksid, millised on viimase aja 2 suurt lugu? Ilmselgelt on need Candace Owens, Erika Drumm, aga Nick Shirley ja somaallased ning ajakirjanike paljastused teevad samuti palju ära. Ta lihtsalt ei suuda seda taluda. Nii et ta otsustas, tead mis? Kui sa ei suuda teda võita, siis liitu temaga. Alustame siis tüli selle noore 23-aastase kutiga, kes ilmselt ei tea, kuidas Candace'i tasemel suhtlustega toime tulla, sest tema oskab kõige kõrgemal tasemel mängida. Me räägime, nagu sa juba tead, Ameerika presidendist, Prantsusmaa presidendist, ta teab täpselt, mida teeb. Ta on proovinud rünnata Iisraeli peaministrit ja seetõttu mõtlebki ta Nick Shirley, lihtne saak. Lähme tema kallale. Alustame tüli ja ausalt öeldes on see natuke piinlik ning näitab lihtsalt, kui madalale ta on valmis laskuma. Nagu, miks sa ei proovi päris ajakirjandust teha selle asemel, et Geldri podcasti teha? Alex Clark toetas seda ka, sest ta ei saa jätta kasutamata ühtegi võimalust. Turning Point ei saa jätta kasutamata ühtegi võimalust, sest ma arvan, et ma võtsin neilt midagi, mida nad teavad õigusega enda omaks. Aga ta kirjutas nii. Nick Shirley on päris ajakirjanik. Candace Owens ei ole. Okei. Nii et me oleme podcastis, me oleme Geldris. Kuule, Nick, põhjus, miks me teame, et see tegelikult ei ole loogiline, on see, et sa peaksid olema maailma kõige eluvõõram inimene, et sul oleks üldse vaja selgitada, miks see ei ole usutav. Okei, see ei ole töö, okei? Inimesed lihtsalt elavad sellistes olukordades. Inimesed, ausalt, mul on perekonnas 5-aastaseid, kes on näinud ja kogenud rohkem, kui sina ilmselt kunagi oma elus oled kogenud. See olukord ise ei juhtunud. Ja ma ei suuda sulle kirjeldada, kui väga mind häirib, et sa teeskled, nagu ma tuleksin privilegeeritud positsioonilt, kui tegelikult on vastupidi. Sa ei saaks seda Chicagos teha. Sa ei saaks seda teha Detroitis ega Brasiilia teatud piirkondades, ilma et sul oleks keegi, kes on sealt pärit ja sellest naabruskonnast. Nii et ei, asi ei ole lihtsalt minu Geldris podcasti tegemises. Tegelikult olin ma palju läbi elanud Nick Shirley, enne kui hakkasin oma Geldris podcasti tegema. Enne kui ma olin... Ta kõlab veidi ärritunult, ma arvan, et see on õige sõna, natuke kaitsvana. Ja sa tead alati, et kui keegi muutub natuke kaitsvaks, siis see ei ole hea märk. Candace Owens on nüüd nii kade selle tähelepanu peale, mida Nick Shirley raske töö talle toob. Ta on nii kohutav uuriv ajakirjanik. Ta ei teadnudki, et ta veetis 2 aastat San Diegos, Chilis, oma mormoonimissioonil sõites rattaga ringi, õppides hispaania keelt, koputades suvalistele ustele, õppides kultuuri ja luues inimlikke sidemeid võrreldes Candace Owensi 2 kuuga, mis ta veetis kooli territooriumil. Ma ei tea, kas oli päriselt kooli territooriumil. Aga ta kannatas hallituse käes. Igatahes, ta on tõesti rumal ja hullem kui laisk, niinimetatud ajakirjanik. Tema Lõuna-Ameerika kogemuse uurimine oleks võtnud 5 minutit ja oleks näidanud, kui palju tema kogemus Candace Owensi omast üle on, aga ta on lihtsalt liiga laisk. Ta on lihtsalt vihapõhine petis kommentaator. Ta ei saa sellest aru. Ma ei saa öelda, et ma temaga ei nõustu. Vaatame, mida see mees ütleb. Ma lihtsalt tahaks seda raputada. Nagu ma lihtsalt tahaks, et ta lõpetaks. See on nagu ta oleks rikkis või midagi sellist ja sa tead ju, kuidas mõnikord, kui miski ei tööta, siis sul on selline suvaline mõte, et kui sa seda raputad, siis äkki läheb paremaks. Sa oled nagu, see ei tööta. Täpselt nii ma tunnen. Mul on tunne, et me oleme selle kogu Candace'i teemaga millegi tõeliselt olulise jälil. Huvitav, kas me suudaksime ennustada, kutid? Mängime mängu. Huvitav, kas me suudaksime ennustada, kellele Candace järgmisena kallale läheb. Vaatame, kas te märkate mõnd lugu kellestki, mis tõmbab palju tähelepanu. On see Erika ja Charlie teema? On Nick Shirley? Vaatame, kas on veel keegi, kelle kohta ta otsustab, et tead mis, ma peaksin nüüd nende kallale minema, sest ma tahan end loosse sisse suruda. Ma tahan nende kuulsusest osa saada. Mulle tundub, et see ongi nüüd tema süsteem, sellepärast selles videos läheb ta nüüd Erika Cooki kallale, ta on juba Nickile kallale läinud ja ütleb talle, et sa oled nii kasutu, sa ei saa aru, minu 5-aastased lapsed on rohkem hakkama saanud kui sina. Ja see on nagu, okei, võib-olla, mida sa tead Nicki kohta? Sa ei tea Nickist midagi. Ja võib-olla see ongi tõsi, see ei tähenda, et ta ei oleks julge ajakirjanik, aga siin läheb ta ka Erika kallale. Mul on tunne, et Erika ei tööta. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ta ei tööta. Ja ma tahan, et see korda tehtaks, see ajab mind hulluks. Kas keegi on kunagi käinud kohtamas nartsissistiga? Tead küll. Ja pidanud läbi elama seda, mis tunne on tegeleda inimesega, kes pole õnnelik, sest ta ei saa sind kontrollida. No, just see ongi. Nad viskavad täiskasvanulikku jonni, täpselt nagu Candace praegu teeb. See ongi sõna-sõnad nartsissismi lihtne definitsioon. Keegi teine saab tähelepanu, mulle see ei meeldi. No tõesti, Candace on ikka päris hale, kas pole. Igatahes aitäh teile, et sellele tähelepanu pöörasite. Varsti jõuab kätte ka tema kord. Tema allakäik, see on kohe tulemas. Ma ei mõtle muidugi, et teda tapetakse, lihtsalt täpsustuseks. No mõtlen, et inimesed näevad üha rohkem ja rohkem, kui kade ta tegelikult on. Ja mul on tunne, et meie uus teooria võib olla õige.